Tere! Jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja nüüd räägin sulle tahmafiltrite mustast poolest. Mis on tahmafiltri probleemid, miks ei tohi neid eirata ja mis kõik võib väga valesti minna. Me oleme kõik kuulnud seda väljendit, et tahmafilter on umbes, aga mida see siis tegelikult tähendab ja missuguseid tagajärgi see võib endaga kaasa tuua? Vaata see tahmafilter, nagu ma enne sulle seletasin, kogub ju endasse tahma, mis tähendab seda, et ühel hetkel hakkab tekkima summutisüsteemis takistus, ehk siis heitegaasid ei saa mootorist normaalsel moel väljuda ning hakkavad asjad paigast ära minema. Mis seal siis paigast ära läheb? Terve nimekiri asju. Aga enne kui me selle nimekirja läbi närime, kuidas saab üldse olla siis võimalik, et tahmafilter on umbes? Kuidas see saab juhtuda? See peaks ju ennast maagiliselt automaatselt ise puhastama. Jah, tõesti, autod on seadistatud nii, et see filter saaks end automaatselt puhastada, et see pidevalt toimiks, aga on terve rida tingimusi. Samad need mootori asjad, et mootor on kõik korras, kütust on piisavalt, temperatuurid on korras ja nii edasi. Aga ei ole ju alati nii. Ning tõesti, mingitel hetkedel see filter võib ummistuda. Kõige tüüpilisem lugu on loomulikult seotud sõidustiilidega, aga see on ka kõige lihtsamini lahendatav. Küll aga on terve rivi hoopis tõsisemaid ja kohati ka vähem märgatavaid asju. Peamiseid põhjuseid, mis toob kaasa selle tahmafiltri umbe sõitmise, on loomulikult igasuguste tehniliste probleemide eiramine. Kui su auto armatuurpaneelil sütib tšekk tuli, siis see tähendab seda, et seda mootorit tõepoolest on vaja tšekkida. Kuigi alguses ju tundub, et tulukene läks küll põlema, aga auto sõidab endiselt. Jah, sõidabki, sest et filtrit alles täidetakse, ta ei ole veel üle täitunud. Kui ta on üle täitunud, sa saad aru, et autol hakkab jõud kaduma ning ühel hetkel sõltuvalt automargist võib sul süttida hoopis tükis spiraalitulukene, mis hakkab vilkuma ja see tähendab seda, et autol on jõudu juba täpselt nii palju, et lükka jalaga hoogu. See tähendab safe mode'i, ehk siis mootor on lülitunud avariirežiimi, et jah, ta küll veel sõidab, aga võimsus on vähendatud sellel eesmärgil, et see mootor ennast ära ei tapaks, sest asjad on pahasti. Mis siis on pahasti? Loomulikult see neetud vastusurve on läinud kosmosesse. Mida see endaga kaasa toob, et see vastusurve on kosmoses? Loomulikult heitegaaside temperatuur nüüd mootorist kuni filtrini on liialt kõrge. Kes aga elab sellel aadressil? Sellel aadressil elab näiteks üks suhteliselt mitte eriti odav komponent nimega turbo. Kui temal nüüd gaasivahetus ära rikkuda, see tähendab seda, et turbokompressori turbiinipoolne tiivike elab pidevalt liiga kõrgetes temperatuurides. See tähendab seda, et heitgaasid ei pääse mootorist välja väga normaalselt, kuna ka turbo taga on takistus, mis omakorda paneb kütusepihustid väga soojas toas tööle. Loomulikult kolvid kogemad väga armsaid temperatuure, õlikolbide ümber samamoodi on pidevas ülekuumenemises ja sealt läheb lahti selline suht koht lumepall, et ükski asi ei lähe nüüd nii hulluks, et see mootor kohe-kohe õhku lendab, aga väga paljud mootori komponendid hakkavad tööle ülekoormusel ja see toob jällegi terve rea probleeme kaasa. Äärmiselt kurb number on see, kui palju on mootorid läinud prügikasti tegelikult tahmafiltri rikke tõttu. Seal alustades lihtsast, ütleme mingisugusest anduri probleemist kuni lõpetades reaalselt terve mootori välja vahetamiseni. Aga see ei tohiks ju võimalik olla. Auto peaks ju ütlema, et filtriga on pahasti, tuleb peaks põlema hakkama, auto ei tohiks üldse katki minna. Jah, enamikel puhkudel see nii on, aga on ka üks teine võimalus. Kõik need tahmafiltri süsteemid on loomulikult seotud elektroonikaga, anduritega ja mootori juhttarkvaraga. Aga selleks, et see juhtplokk ja selles olev tarkvara saaks anda sulle hoiatuse, ta peab kõigepealt teatud andurite pealt, teatud loogika alusel registreerima asjaolu, et midagi on üleüldse valesti.
ja siin jaguneb see lugu nüüd kahte lehte. Üks on autotootja enda siis seadistus, loogika ja teine on lihtsalt siis andurite enda füüsiline olukord. Mis puudutab andurite poolt, siis kõige olulisem ilmselt on tahmafiltri rõhuandur, aga temaga on nüüd mõned agad. Esiteks, see andur võib minna sõna otseses mõttes tuksi, aga minna nii kavalalt, et ta ei ole läbi põlenud, kus juhtplokk saaks registreerida siis puuduva signaali ja anda sulle veateate, vaid ta võib hakata valetama. Seda ei juhtu tihti, aga ta võib seda teha. Ja siis tekib olukord, kus juhtplokk arvab, et kõik on tegelikult väga hästi, sõidame aga edasi, kuigi reaalsus on väga kaugel sellest. Ja on teine lahe võimalus, kuidas see rõhuandur võib hakata sulle valetama, on see, et voolik, mis läheb tahmafiltri pealt nüüd andurini, võib ummistuda selle sama tahmaga ja see rõhuandur on täiesti korras, aga ta lihtsalt ei näe õiget rõhku ning jälle see toob kaasa terve rivi hädasid. Enamus autotootjaid on muidugi proovinud seda momenti jutumärkides ette näha ja on sisse viidud teatud selline siis kindla peale algoritm, ehk et kui parameetrid on ikkagi normaalsed, siis teatud kilomeetrite tagant regeneratsioon tehakse nii kui nii. See on just nende probleemide vältimiseks, aga millal see juhtub, mis kilomeetrite peal ja kuhu maale see filter on selleks ajaks täitunud, no seda ei tea enam mitte keegi. Ja niimoodi hakkavadki vaikselt meil mured pihta. Teine äärmus selles probleemis on autotootja enda spetsiifika. Millal otsustab siis juhtplokk anda häire? Selleks, et häire anda, peavad olema teatud parameetrid teatud kohas. Aga kui sinu tahmafilter on täitunud sinna maale, et piltlikult öeldes, et punased tuled armatuuris on olukord 100% või siis ummistus, ütleme 100%, aga ta on sul sükse 88-95 peal, mis on endiselt väga-väga paha, aga jääb alla sellest häire piirist. Ja kui sõidustiil, masina tehniline seisukord ja muud sõidutingimused on pidevalt sellised, et edukat regeneratsiooni ei saa nagu väga toimida, siis juhtubki see, et sa pealtnäha korras autoga sõidad ja ühelt maalt see filter on muutunud täiesti umbseks kivisöetükiks ja tema päästmine ei pruugi olla enam isegi võimalik. Rääkimata sellest, kui palju on jõudnud ta selleks ajaks mootorile haiget teha. Ära küpsetanud turbo, ära ummistanud EGR-süsteemi, ära kõrvetanud kütusepihustid ja nii edasi. Täielik vastand ju sellele, mis ma eelmises videos sulle rääkisin, et seal tahmafilter oli justkui maailmapääst ja nüüd selgub, et ei ole temaga need lood naarroosilised midagi. Kuidas sa ise võid aru saada, et su masinal on või hakkavad tahmafiltriga mingid probleemid? See on suhteliselt keeruline olukord, kuna tahmafilter ei ummistu plõksti. See ei ole nii, et sõidad rehviga teravast löökaugust läbi, plaks rehv puruks ja tulemus käes. Tahmafilter ummistub aja jooksul ja ma ei mõtle nüüd siin selle ummistumise all seda normaalset täitumist, mis oleks selline, ütleme, 300-500 kilomeetrit ja toimub automaatne regeneratsioon, vaid ma mõtlen seda kogunevat halba täitumist, kus ta vaikselt ja vaikselt hiilib lähemale sinna punktini, kus ta enam tagasi ei too. Selle olukorra tuvastamine ilma abivahenditeta ehk siis diagnostikatööriistata on natukene keeruline just sel samal põhjusel, et see ei juhtu üleöö. Aga mis hakkab juhtuma? Hakkab juhtuma see, et su masinal hakkab tasapisi tõusma kütuse kulu, sest kui sul meenub, enne ju rääkisin, et kütust antakse ju mootorile topelt koguses sellel regeneratsiooni ajal. Ja mida rohkem neid sündmusi siis juhtub, et seda regeneratsiooni proovitakse aktiveerida, seda rohkem loomulikult kulub kütust ja ilma justkui ühegi nähtava põhjuseta hakkab su masin rohkem kütust jooma. Eriti suur sigadus selle juures on see, et enamus autosid ei anna sulle sellest ka ekraanil teada, et kütusekulu on nüüd tõusnud. Mõningad annavad, aga enamus ei anna.
see oleks väga hea indikaator, kui sõidad rahulikult maanteel oma fikseeritud kiirusega, vaatad seal oma kütusekulu, mis iganes see number ka ei oleks, ja siis näed, et hopp, hüppas 3 liitrit 100 juurde ja 15 minuti pärast kukkus tagasi normi. Ma ei tea, miks seda ei ole autodesse sisse programmeeritud kõigile ühtmoodi. Ilmselt sellega tahetakse vältida juhil teatud stressiteket, et sa näed, kuidas justkui ilma ühegi vajaliku põhjuseta kütusekulu tõusis. Samuti ei ole ju autodes ka märguandetuld, mis ütleks, et regeneratsioon käib. Seegi aitaks tuvastada seda põhjust. Niisiis, kütusekulu tõusmine on esimene lugu. Teine asi on vähenev mootori võimsus. Ta ei ole vähenenud nüüd drastiliselt ja katastroofiliselt, et lükka jalaga hoogu ja vastu tuult enam sõita ei saa, aga reaktsioon kuidagi läheb kehvemaks. Enne nagu turborakendumist auto ei taha üldse sõita, siis tugeval gaasivajutusel ta siiski annab oma jõu välja, aga mootori karakter on kuidagi selline kummine, ta ei taha sõita, sa kuidagi sunnid teda pedaaliga sõitma. See kõik viitab sellele, et tahmafiltriga on midagi pahasti. Teine asi, kolmas, on loomulikult regeneratsioonide sagedus. Jah, ma rääkisin, et ei ole tulukest, ei ole märguannet, ei ole isegi tihtilugu võimalik kütusekulu järgi seda tuvastada, aga ma usun, et sa siiski saad aru, kui regeneratsioon käib. Paljudel masinatel sel hetkel muutub mootori hääl, rakenduvad jahutusventilaatorid täisvõimsusele olukorras, kus seda justkui ei oleks vaja. Et on mingisugused märgid, mille järgi aru saada. Ja kui seda hakkab juhtuma sul ikkagi iga teine päev, siis on asjad hapud ja küsimusega tuleks tegeleda. Kõige paremini muidugi reedaks ära selle diagnostika arvuti, kus on võimalik siis vaadata neid samu rõhke. Aga nagu ma ju enne ütlesin, rõhk võib valetada, aga mis ei valeta, on regeneratsioonide sagedus. Kui sa näed seda, et su keskmine regeneratsioon jääb seal ikkagi juba alla 200 kilomeetri intervalli juurde, siis ilmselgelt on kuskil probleemid ja küsimusega tuleb tegeleda enne, kui see läheb tõsiseks. Kui nüüd on võetud otsus see tahmafilter sealt mootorist saata 7 tuule poole või kuhugi, kuhu päike ei paista, mis on sellega ohud? Lisaks ilmselgelt seaduslikele küsimustele, millele ma siin ei hakka keskenduma, on oht selles, et vaata, ma just rääkisin sulle, et teatud masinatel on selline turvaline algoritm sisse programmeeritud, kus tahmafiltri puhastust tehakse isegi siis, kui selleks puudub justkui nähtav vajadus. Igaks juhuks. Olen palju näinud sellist janti, et tahmafiltrite väljaprogrammeerimisel tehakse mõned vead, mis jätavad selle funktsiooni ellu. Mõtled, et mis seal siis ikka, et las ta siis laristab mul korra kuus seda lisakütust, aga ei, asi on päris pahasti. Sest olukorras, kus tahmafiltrit tegelikult ei ole, aga tarkvaras on see funktsioon alles. Jah, sul veakoode pole, need on kõik elimineeritud, aga funktsioon on jäänud ellu. Siis võib väga vabalt juhtuda selline olukord, et saab täis see maagiline kuu aega, ütleme kuu, see võib olla erinev, aga lihtsalt näite ja selgus huvides. Saab sul see kuu aega täis, masin lülitab sisse regeneratsiooni, hakkab tõstma temperatuure, aga meil filtrit ju pole, seega meil need temperatuurid väga palju ei tõuse, sest et see kuumus ei kogune mitte kuhugi, vaid see lendab lihtsalt torust otse õue. Aga auto proovib ja proovib ja proovib seda teha, kuni lõpuks ta teeb selle lisakütusega juba ise endale haiget. Ja ei ole ka mitte midagi imelikku näha, et su ilma DPF-ita auto, mis kuu aega sõitis väga ilusti, täiesti tühjast kohast lööb sihukse kibeda aisu ülesse, et konkreetne toores naftahais on ümber auto. Ja võib juhtuda ka selline pisikene nüanss, et mootori tühikäigupöörded on ilma ühegi arusaadava põhjuseta 150-200 pööret kõrgemad, kui need tavaliselt on. Kui nii juhtub, jookse tagasi oma programmeerija juurde, siin on ilmselgelt tehtud viga tarkvara ümberseadistamises. Kas tahmafilter on mootorile kahjulik asi? Ma ei saa päris ausalt sulle vastata ei või jah formaadis, sest et see nüüd ei ole nii lihtne küsimus, kui pealt näha tundub. Ühest küljest tahaks öelda, et jah, see on kahjulik, sest et see
paned mootori tööle režiimides, kus ta ei peaks tingimata olema, see tõstab temperatuure, see tõstab kütusekulu ja nii edasi. Aga tahmafiltrid oma esimesest sünnihetkest kuni tänase päevani on läbi käinud väga-väga pika tee. Ja kui sa võtad ühe mõistlikult kaasaegse masina, ütleme midagi, mis on vähem kui 10 aastat vana, millel kõik süsteemid on korras, pihustid, turbod, lõdvikud, EGR-id ja seesama filter ise on ka korras. Ning kui sa selle sealt eemaldad, sa tegelikult ei saavuta mingisugust nähtavat võitu võimsuses ega ka kütusekulus. Et selles mõttes nagu kas see on nüüd mootorile kahjulik, pigem see sõltub nüüd vaatenurgast ja sellest, kus poolt sa tahad sellele küsimusele läheneda. Jätame kõrvale loomulikult siis keskkonna ja ka seadusega seotud küsimused, kus vastus on juba ilmselge. Aga kui ikkagi ära võtta, loomulikult mina ei saa siin kätt ette panna. Kui otsus on selline, siis otsus on selline, aga ma palun, et kui sa lähed seda teed, tee nii, et sinu autost ei saaks vastikut haisvat tossupommi, mille taga on võimatu sõita või seista. Tahmafiltri äravõtmine võib olla, ütleme, rahaliselt põhjendatud otsus, kui ta on tõesti oma elueaga jõudnud lõppu ja tema väljavahetamine lihtsalt ei ole sulle majanduslikult jõukohane küsimus või see lihtsalt on auto hinnaga võrreldes justkui mõttetu käik, sest et korralik filter võib maksta tihtilugu üsna sarnast hinda selle sama autoga ise. On saada ka B-grupi filtrid, aga B-grupp, nagu nimigi ütleb, B-osa on B-osa. Ja eriti kurb on muidugi filtrit vahetada olukorras, kus filter vahetatakse välja tagajärjena, mitte probleemi enese pärast, sest et kui sul on ikkagi probleem nende pihustite või EGR-idega ja kõige muuga, mis selle filtri on ära hukanud ja sa vahetad ta nüüd välja, siis me oleme varsti selles kohas tagasi. Jah, uus filter mõnda aega saab selle lisakoormusega hakkama, aga sellegipoolest, kui ta töötab väljaspool oma ette nähtud režiimi, siis oleme varsti samas kohas tagasi. Ja siis justkui pole asjal mõtet. Ehk siis, kui läheb see käik, et filter välja, kõigepealt tuleb kindlaks teha, miks ta hukkus. Kas see oli loomulik vananemine või miski mootori peal hävitas seda. Ja ära üldse imesta seda, et kui on algpõhjus leitud, siis võib-olla peale pesu on võimalik su filter isegi taastada ja su auto tegelikult toimib normaalselt edasi. Väike nüanss tahmafiltrite äravõtmisel. Tänaseks on juba üsna levinud sellised masinad, kus on topelt EGR-süsteem, ehk siis madal- ja kõrgsurve EGR-id. Esimene neist see kõrgsurve EGR töötab nii, nagu ta eluaeg töötanud, ehk siis väljalaske kollektori pealt, läbi jahuti, läbi klapi, sisse laske kollektorisse. On aga olemas ka madalsurve EGR, mis siis töötab nii, et EGR-i alguspunkt on tahmafiltri taga, kus võetakse juba puhtad gaasid, ehk siis seal ei ole tahma. Ja need suunatakse turbosse. Miks turbosse? Kuna peale tahmafiltrit on heitgaaside süsteemis rõhk niivõrd madal, et need loomulikult ei taha kollektorisse lennata ning need pumbatakse läbi turbo. Aga mõtleme nüüd selle peale, et kui me selle tahmafiltri otsustasime siiski ära võtta, siis meil hakkavad sinna madalsurve EGR-i sattuma räpased tahmased gaasid. Ja arva ära, kui õnnelik on sinu turbo, kui ta hakkab endale sisse ahmima tahma. Ja kui õnnelik on sinu intercooler ja peale seda sinu sisselaske kollektor. Et asjad lähevad natukene keerulisemaks ja mõelda on natukene rohkem vaja. Üldkokkuvõttes, kas tahmafilter on hea asi? Ma jätan selle vastuse sulle endale öelda, sest et vastasel juhul ma oleksin mingisugust propagandat tegemas siin sellega. Aga lõppsõnana tee kindlaks, mis selle asjaga tegelikult toimub ja alles siis tee see otsus, sest et seadused on muutumas, autode konstruktsioon on muutumas ja asjad ei ole enam nii mustvalged, kui nad olid võib-olla aastal 2005. Aitäh sulle, et sa leidsid aega selle video läbi vaadata, toodame uut põnevat contenti juurde, seniks kuniks, aga aitäh sulle ja näeme peagi!